Если человеку Kui inimesele edastada mitmest allikast väära informatsiooni, siis inimene hakkab seda teavet tõena tajuma. Mis on inimese jaoks tõene? See on õige ja mis on õige, seda ta peab tõeseks. Ja see loobki inimese sees teatud sisemised tõekspidamised. Täna me näeme, et enamik inimesi elab moonutatud illusoorses maailmas. Neile on antud korduvalt ebaõiget infot. Nii nagu näidati filmis Pikei valed numbrid ning see valeinformatsioon on tekitanud paljude inimeste teadvuses teatud sisemise uskumuse. Peaaegu 98% inimestest elab mürgitatud teadvuses seisundis. Mida tähendab mürgitatud teadvus? See on muutunud psüühikaseisund, seisund, kus inimese psüühiline moraalne pale on valedes programmides. Ta aktsepteerib tõene seda valet programmi ja ebaõiget teavet, mis on moonutatud ja illusoorne ning loomulikult ehitab ta selle tõe põhjal oma elupositsiooni. Ta loob oma sisemise seisundi. Tema närvisüsteem reageerib sellele ebaõigele moonutatud illusoorsele teabele ja inimene ehitab oma elu üles. Ja kõike, mida me praegu teiega koos näeme, need on kannatused, haigused, hirmud, paanikahood, psüühikahäired, agressiivsus ja õudus paljude inimeste teadvuses. See ongi selle mürgitatud teadvuse tagajärg. Inimestele on juba mitmeid aastaid pähe taotud, et tugevam jääb ellu. Sa pead olema tugevam ja kõrvaldama selle, kes sulle ette jääb. Mitmeid aastaid on pähe taotud informatsiooni selle kohta, et ainult see, kes oskab varastada, kes teab, kuidas petta, kes suudab elada vales, siis seda peetakse õigeks. Ja milleni me teiega nüüd oleme jõudnud? Me oleme nüüd teiega jõudnud ühiskonna täieliku degradatsioonini. Kuid selles degradatsioonis kasvatatakse endiselt aluspõhja moraalile, õige, tugeva ja teadliku arenenud psüühikaga tuleviku inimesele. Ja juba päris varsti te meenutate mu sõnu ning näete, et luuakse linnad inimestele, kellel on psüühikaga kõik korras. Nende intellekt on avardunud, nende vaimne tegevus on aktiivne, nad on töökad ja neil on teatud võimed ja võimalused ning just sellised inimesed hakkavad elama nendes linnades. Kuid enamik inimesi, kellel on rikutud teadvus, moonutatud teadvus, mürgitatud teadvus, elavad oma viimast hävitavat elu ja on sunnitud lahkuma sellest maailmast igavesti. Paljud psühholoogid ja psühhiaatrid on juba aastaid teadnud, et inimese teadvuses olev informatsioon on tema elu aluseks. See informatsioon, millest te kasvate, mida te ümberringi näete ning see, mis loob teie sotsiaalset elu, teie sotsiaalset keskkonda, see kujundab tõepoolest teie psüühikat. Ta kas arendab teie hinge või vastupidi hävitab teie hingelise psühhoemotsionaalse seisundi. Seepärast mõelge sellele, kuidas te täna elate, millist teavet te omandate, kas te usaldate seda, millist informatsiooni te oma seisukohalt õigeks ja tõeks peate. Tõene ja õige informatsioon on inimese teadvust avardav. Informatsioon, mis annab teadmisi, mis aitab inimesel elada teadlikku, arenenud ja terve mõistusega elu. See informatsioon, mis avardab intellekti, see informatsioon, mis õpetab inimest olema aus, kohusetundlik, töökas, teadlik, puhas, avatud ja loov. Ja just need loomingulised inimesed kannavad endas suurt tõde ja just nende päralt on maailma tulevik.